Tere! Tänase kohtumise teema on siis erinevad veebipõhised koostöökeskkonnad ja kaasamistööriistad. Me küll varasemalt oleme rääkinud erinevatest pilverakendustest ja vahenditest, kuidas on võimalik koostööd teha, aga täna on fookus natuke teistel tööriistadel, ehk siis sellised tööriistad, mis elavdavad erinevaid koosolekuid ja kohtumisi ja mida on võimalik siis nii-öelda reaalajas rakendada. Ja miks siis neid keskkondi kasutada? Esiteks, ta võimaldab kõikidel absoluutselt igal inimesel aktiivselt osaleda. Me teame, et inimesi on erinevad, mõned on sellised aktiivsemad ja sõnakamad, teised on tagasihoidlikumad, aga neil on väga häid mõtteid ja sellised koostöökeskkonnad võimaldavad kõikidel jagada oma ideid, mõtteid, sõnumeid, on võimalik teha erinevaid hääletusi, erinevaid küsitlusi kohe reaalajas ja neid tulemusi ja seda infot siis kohe ka jagada. Kindlasti muudab ta kohtumised ja koosolekud elavamaks, dünaamilisemaks, tekitab sellist väikest elevust kohtumise protsessi. Kui inimesed tunnevad, et nad on kaasatud, siis see muudab sellise keskkonna mõnusamaks, motiveerivamaks. Inimesed on valmis ka tegelikult hiljem suuliselt rohkem kaasa rääkima, aga ja samamoodi võimaldab see tegelikult selle ideekorje kohe siis nii-öelda salvestada ja ei pea hiljem seda infot hakkama eraldi töötlema, sest ta on juba kuskil keskkonnas olemas. Ja oluline on see, et reaalajas on võimalik neid tulemusi ka kohe näidata ja tagasisidet anda. Ja on võimalik siis kiiresti seda infot vahetada, tagasisidet küsida, uuesti jälle rakendada, nii et väga palju on eeliseid. Mida ta siis võimaldab, nagu juba sai räägitud, võimaldab ta siis kollektiivselt erinevaid ideid koguda, teha selliseid ajurünnakuid, visualiseerida, seda infot kohe ka jagada. Ja siin on siis tõepoolest erinevaid koostööviise on võimalik rakendada ja sobivad siis nii veebikoosolekutele kui siis ka kohapealsetele koosolekutele. Ja olen jaganud 3 plokki oma esitluse. Üks on siis osalejate aktiveerimine. Siin on siis terve hulk 4 grupis selliseid erinevaid rakendusi, mida on võimalik kasutada. Kohe vaatame neid konkreetselt eraldi, aga siin olen juurde pannud siis enamus ka nii-öelda hinnad ja mida siis tasuta versiooniga on võimalik teha. Mina olen kasutanud enamus neist rakendusi ja olen kasutanud tasuta versiooni, nii et julgen öelda, et siin on tegelikult piisavalt neid võimalusi. Ja siin on siis ükshaaval välja toodud, te saate selle video panna stopp-versioonile ja lugeda siis täpselt järgi, mida kuskil on võimalik rakendada ja mida see tasuta versioon siis võimaldab teha. Ja nagu te näete, siin esimesed Mentimeter, Slido ja Tracer on siis pigem sellised tagasiside, küsimustele vastamised rühmatöö jaoks, siis veebitahvel ja rühmatöö jaoks on siis Padlet, Miro ja Murual ja tegelikult ka Flingat on võimalik kasutada veebitahvlina ja rühmatöö jaoks ja mõistekaarte saab luua siis Google ja Flinga juures. Ja näitame nüüd siis konkreetselt, mis asjad need on. Et ma panin teile kursusele välja ka täpsemad videojuhised, kõiki ma ei jõua siin veebis näidata, praegu ma annan ainult sellise ülevaate. Et näiteks see üks selline aktiveerimise vahend, kui olete olukorras, kus mitte keegi sõna ei taha võtta. No eriti keeruline on see veebikeskkonnas, kui paljud istuvad veel nii-öelda kinniste ekraanidega, siis mina olen väga aktiivselt kasutanud see Wheel of Names. Siin on konkreetsete inimeste nimed, kes siis kohtumisel osalevad. Ja kui te panete klõpsama, siis ma kohe näitan ka, siis ta valib juhusliku nime ja see inimene tavaliselt siis on sunnitud nii-öelda sõna võtma. Ja siin on võimalik siis muuta nii värve, helisid, pöörlemist ja nii edasi. Nii, praegu ta läks siis mulle sinna minu konto alla. Paneme ta siis liikuma, klõpsame siin peal. Siin on heli ka võimalik vahetada. Nii, valis.
Nii, ja siin on võimalik siis kas siis lihtsalt panna kinni, close, või võtta Kristel siit välja. Ja nüüd Kristelit enam ei ole, nüüd järgmine kord juba keegi teine. Näete, siin on see heli variant. Fanni osaleb praegu või võidab. Nii. Ja kui paneme lihtsalt close, siis Fanni jääb alles. Ja siin on võimalik siis ise teha see, näete, see käib väga lihtsalt. Panete siia nimed, kes teil osalevad ja siis hakkate järjest neid omadusi siin rakendama. Nii, no näiteks saab ise siia ka mingisuguse pildi lisada, nii et saate valida erinevat heli. Nii, siis see aeg, kui kiiresti, kui kaua ta seda ratast keerab. Nii et seda ka saate siis ise katsetada. Nüüd ma muutsin heli siis, jah. See on tõepoolest selline hästi lihtne võimalus ja ta on tore, et on võimalik kohe PowerPoint slaidi sisse panna. Nii. Ja Mentimeeter. Paljudel on kindlasti Mentimeeter tuttav. Ehk siis on võimalik sellist ideekorjet teha, tekitada selliseid mõttepilvi. See on siis selline rakendus, kus hästi kiiresti on võimalik tagasisidet saada. Saab sinna siis siseneda kas siis Mentimeetri konto kaudu, Facebooki või Google'i kontoga. Ja tegelikult, kui te olete need küsimused paika pannud, saate sellise unikaalse koodi, veebiaadressi või QR-koodi, mille saate siis laiali saata. Ja osalejad lähevad siis oma nutiseadmes, näete, sellisele aadressile või arvutis, ükskõik, eks ju, www.menti.com, nad sisestavad koodi või tõmbavad siis, võtavad QR-koodiga slaidilt või ekraanilt selle koodi siis, jah, ja saavad siis vastata. Tasuta saab siis esitluse piiramatu arv teha, aga iga esitluse kohta saab teha 2 testi ja 2 küsimust. Ja siin on siis hästi palju valikuid, mitmikvalik, sõnapilv, pika vastusega valik, skaala, pildi valimine ja nii edasi, nii et siin on võimalik siis aktiivselt kasutada. Ma näitan ka, mul on siis palju erinevaid tegelikult esitlusi. Saate siis neid näidata. Kohe, no siin on lihtsalt see, et kuidas keegi ennast tunneb. Nii, näete, 3 slaidi sain teha. Nii, näiteks siin on mingid sellised esitlused, kus siis on võimalik tähtsamad teadmised. Ma olen siin uurinud, missugused on inimesed kohe hääletavad. Näete, siin on näha ka mitu osalejat on parasjagu hääletanud. Nii, vaatame. Rahulolu küsitlus, näete 23 inimest. Nii et erinevaid küsitlusi ja saate siis erinevates keeltes, nii nagu teil vaja on. Nii. See on siis Mentimeeter. Siis Lidoga kindlasti olete ka palju kokku puutunud, seda on siis võimalik kasutada seminaridel, konverentsidel. Seal saab siis jooksvalt küsimusi ja kommentaare esitada, küsitlusi läbi viia ja sisse pääseb siis kas Google'i kontoga või siis Lido kontoga ja kõik, kes vastavad, nendele edastatakse siis konkreetne kood või veebiaadress või siis jagatakse QR-koodiga. Ja tasuta saab siis teha piiramatu arv sündmuseid, aga neil on siis 1 nädal pikkus, selle sündmuse pikkus ja kuni 100 osalejale. Ja saab siis piiramatult küsimusi esitada kuulajate poolt ja luua siis 5 küsitlust. Küll ei saa tasuta versioonis kommentaare modereerida, aga valik siis, kuidas neid küsitlusi luua, on erinevaid ja saab teha ka PowerPoint slaide. Tricider olen samuti kasutanud. See on siis selleks, et korraldada ajurünnakut. Noh, näiteks
saab kasutada ja seda on võimalik siis ilma kasutajakontota kasutada või nii-öelda kasutada, jah. Ja saab siis ajurünnaku jaoks teatud küsimused siia ära sisestada ja siis näete, inimesed hääletavad ja siis on kohe näha, missuguse argumendi poolt siis on rohkem hääletatud ja saavad inimesed siia ka oma kommentaare lisada, kui soovivad. Nii et tuleb siis ainult kasutajatele siis esitada veebiaadress ja jagada siis QR-koodina. Et veebiaadress on tavaliselt väga pikk, aga me vaatame ka, kuidas siis veebiaadressi lühendada. Ja Padlet, jällegi võib-olla olete kokku puutunud, see on selline veebitahvel, kus siis teie, kui selle Padleti koostaja, no näiteks minul on siin konkreetselt näha üks siis koolituse jaoks tehtud, et on siis sellist 3 teemat, iseloomustage end ühe sõnaga, mis on teie ootus, mis on teie suurim hirm ja siis inimesed saavad siia alla vastata. Ja saab siis tasuta luua kuni 3 veebitahvlit, mis on tegelikult täiesti piisav. Ja kui mõne veebitahvli ära kustutate, siis saate jälle uue lood luua. Ja osalejatele siis edastatakse siis jälle veebiaadress, mida siis on mõistlik lühendada või jagada siis QR-koodina. Ja saab siis teha Padletis konto või siis Google'i konto kaudu või Microsofti või Apple'i kontoga sisse minna. Praegu kõige atraktiivsem on tegelikult Miro keskkond, kus on võimalik siis erinevaid neid stikereid panna. Ja see on siis tõepoolest selliste ideede ja kaardistamiseks, ajurünnaku läbiviimiseks, selline virtuaalne tahvel, et muidu olete harjunud stikereid panema paberi peale või siis seinte peale, aga siin on võimalik siis virtuaalselt sellist samasugust tööd läbi viia. On võimalik erinevaid protsesse planeerida, voogdiagramme läbi viia, erinevaid ülesandeid ja projekte hallata, saab ka projekti edenemise jälgimisel saab kasutada, et see Miro on tõesti väga-väga mitmekülgne keskkond ja ma olen teile pannud sinna ka sellised lingid, kus on näha erinevate tööriistade või erinevate funktsionaalsuste kasutamine Miros. Et soovitan väga-väga tutvuda, sest et tõesti seda Mirot praegu väga-väga palju kasutatakse. Et seda siis erinevate koolituste puhul, projektikohtumiste puhul, strateegiate koostamise puhul, tagasiside analüüsi puhul, koosolekutel visuaalse esitlusena ja tal on olemas siis ka omad mallid ja erinevad tööriistad. Ja nagu ma ütlesin, olen siis pannud erinevad videod nende tööriistade kohta ka välja. Siis mõistekaartide loomiseks, jällegi, mida praegu hästi palju kasutatakse, aga see vajab sellist rohkem käeharjutust. See ei nõua küll palju harjutamist, aga siiski esialgu võib nagu ebaõnnestuda. Nii et on siis selline Google, siis võib siis üksinda teha mõistekaarti või rühmatööna. Ja sinna saab siis lisada mõistekaardile nii teksti nagunii, aga ka linke, pilte ja kommentaare. Ja tasuta on võimalik siis teha nii-öelda 3 privaatset mõistekaarti ja avalikult see tähendab seda, et kõikidel on võimalik, kes Google'it kasutavad neid näha, on võimalik siis piiramatult arv mõistekaarte luua. Ja siseneda saab siis Google või Google enda kontoga. Mural jällegi väga-väga-väga palju kasutatav keskkond. See on selline virtuaalne lõputu tahvel, kus on võimalik siis lisada elemente, neid liigutada, lisada erinevaid kujundeid, nooli, postiteid, pilte, faile ja nii edasi. Ja seal on siis samamoodi tohutult suur mallide kogu, mida võib kasutada. Saab siis ka projektijuhtimise ajakavasid luua, tagasisidestada, SWOT-analüüse läbi viia ja võimaldab siis sellist reaalajas koostööd. Ja on näha kohe, kus kursor liigub ja kui kõik on sisse loginud, siis on näha, kes selle kursori taga siis ka on. Ja ta siis on integreeritud väga paljude teiste tööriistadega, Teamsiga kindlasti, Google Drive'iga, aga ka Slack, Trello, Zoomiga, Jiraga ja nii edasi. Ja neid saab siis jagada meeskonnaliikmetega, kas siis avalikult või siis ainult konkreetsetele meeskonnaliikmetega, on parooliga kaitstud ja võimaldab kommentaare sisestada, hääletada ja nii edasi. Ja mis siis need tema eelised on? Ta on tõepoolest selline visuaalne, intuitiivselt lihtsalt kasutatav tööriist.
Tal on siis selline kaugtöö tugi, ehk siis ideaalne meeskondadele, kes erinevatest asukohtadest töötavad. Tänapäeval teame, et meeskonnas võivad olla inimesed ka teistest riikidest hoopis, nii et selles mõttes väga mõnus tööriist ja ta võimaldab siis keerulist infot struktureerida ja siis korraldada. See on nüüd kahjuks tasuline versioon ja sest tasutal versioonil on väga piiratud funktsioonid ja paanide arv, aga harjutamiseks ja selliste lihtsamate tegevuste funktsioonide kasutamiseks tasub kindlasti sellist tasuta versiooni kasutada. Ja tõepoolest vajab jällegi harjutamist, esialgu võib keeruline tunduda, kui ei ole selliseid tööriisti kasutanud, aga ma tegelikult usun, et kui seda hakata kasutama, siis see hakkab meeldima ja väga paljud saavad oma tööd muuta põnevamaks ja efektiivsemaks selle tööriista abil. Ja Flinga on siis teine rakendus mõistekaardi loomiseks. Saab siis lisada teksti, pilti ja erinevaid jooni ja see on siis tasuta versioon, ei vaja mingit kasutajatunnustega sisselogimist. Tuleb lihtsalt luua veebitahvel, jagada seda osalejatele ja sisu lisamine käib siis, näete, üleval siin on näha, siia saab kirjutada, eks ju, saab siis siit sõnumina teksti lisada ja jooni siis saab siit alt nurgast vedada, vasakust allnurgast. Nii et see on selline natuke lihtsam mõistekaardi loomise tööriist. Nii, nüüd erinevaid kohtumisi, et planeerida, et kui me tahame ikkagi meeskonnatööd teha ja olla kas või reaalajas ühes kohas, siis on erinevaid võimalusi. No kes kasutavad Teamsi, siis saavad muidugi Teamsi kalendrit kasutada, aga tutvustan siis veel kahte võimalust. Üks on siis kalendri tööriist, mis on siis Google'i kalendriga seotud ja sinna saab siis Google'i kasutajatunnuse parooliga sisse logida. Ja inimesed siis, kes soovivad kohtumisi kokku leppida, klikivad teie kalendril, valivad sobiva aja, sisestavad meiliaadressi ja nime ja broneerivad aja. Kusjuures broneerijal ei pea Google'i kontot olema ja neid on võimalik siis kalendris kokku lepitud aeg on võimalik siis lisada Google'i kalendrisse või Outlook kalendrisse. Ja siis kalendri kasutamiseks tuleb siis lihtsalt kasutajakonto luua, valida, missugust kalendrit soovite kasutada, luua siis mingi üritus, anda sellele pealkirja, valida ürituse tüüp, kas grupi arutelu või 1-1 vestlus, valida periood, millal see kohtumine aset leiab ja valida siis koht. Ja palju rohkem on kasutusel Doodle'i võimalus, et nüüd üks asi on seal kalendris kokku leppida, aga kuna inimesed ka tegelikult kasutavad väga erinevat tüüpi kalendreid, et mina kasutan Outlook kalendrit, on väga palju inimesi, kes kasutavad Google'i kalendrit ja nii edasi, siis selleks ja kui on väga palju inimesi, siis kõige mõnusam, mina ise kasutan väga aktiivset Doodle'it. Seal ei ole vaja siis registreerida ka kasutajaks teha, võib teha. Sinna saab nii Google'i, Outlooki kui Facebooki kontoga ja saate siis teha küsitluse ja vastuseid tasuta versioonis saab anda nii positiivseid, negatiivseid kui ka võib-olla. Näete, siin on siis näha, et see kollasega on siis võib-olla ja ta ise toob esile ka kohe selle, millal on siis kõige rohkem, mida ta soovitab siis kasutada, kus on siis kõige rohkem nii-öelda positiivseid vastuseid. Ja tuleb siis välja valida vajalikud kuupäevad ja kellaajad ja märgistada nad ära, saab siis ka pikkuse valida, kas siis 15 minutit, pool tundi, tund, 2 tundi ja nii edasi. Ja kui siis küsitlus on lõpetatud, valida siis finiš. Ja on võimalik teha nii, et kõik vastajad näevad teiste vastuseid, aga võib ka nähtamatuks teha nii, et igaüks näeb ainult enda vastust. Ja saab siis ka küsitlust läbi viia, aga siis erinevaid vastuse variante saab kuni 10 pakkuda. Nii. Ja tulemused saate siis iga kord saate ka omale teavituse tellida, et saate siis meilile teavituse, kui keegi on seal Doodle'is registreerunud. Nüüd veel mõned kasulikud tööriistad, et rääkisime siin natuke sellest, et Bitlis või et on vaja
mõningad veebilingid on väga pikad ja ükskõik kuhu, ei ole väga mõistlik panna tohutult pikki, seal on vahest 5-realised veebilingid ja nii edasi, siis on selline rakendus nagu Bitly, mis võimaldab siis teie veebilinki lühemaks teha. Ja teine asi, kui teil on vaja slaididele panna või kuskil kasutada QR-koodi, siis QR-koodi generaator on ka olemas. Neid on tõepoolest väga erinevaid olemas, aga mina ühte tutvustan, nii et kes ei ole varem kasutanud, saab siit kindlasti kasuliku tööriista. Kõigepealt siis Bitly. Siin on siis, peate minema kodulehele bitly.com ja see ongi siis selline rakendus, mis on siis mõeldud veebiaadressi lühendamiseks. Ehk siis te kopeerite oma pika veebiaadressi vastavasse lahtrisse, näete, siin on kirjas enter long URL siia lahtrisse, klõpsate siis nupule create või siis shorten ja saate lühema veebiaadressi. Ja kopeerite selle lühendatud veebiaadressi sinna, kuhu vaja. Ja tegelikult näete, siin on siis näha see lühendatud veebiaadress. Ja saate siis kopeerida, kohe jagada või ta loob ise kohe QR-koodi, mille saate alla laadida ja kasutada QR-koodina. Nii et sellest pikast veebiaadressist saate teha nii lühikese aadressi kui QR-koodi. Nii, ja viimasena siis näitan veel, QR-koodi generaator jällegi võimaldab mõlemat teha. Nii, lühendada QR-koodi, näete, siin on kohe, kui teha ka pikka veebiaadressi või siis luua ta QR-koodina. Kusjuures siin on võimalik siis QR-koodiga kujundada, siia on võimalik mingi erineva kujuga, kas ümmargune, kandiline, siis mismoodi need täpid siin on, kas siia panna pilt keskele, no ühesõnaga, siin on igaühe fantaasia, igaüks saab oma fantaasial lasta lennata, saab selliseid põnevamaid QR-koode teha, värvilisi QR-koode ja nii edasi. Ta on olemas siis Google Chrome veebilehitsejas samamoodi, klõpsate aadressi ribal, seal on siis selline ruudukujuline märk ja klõpsate ja saate siis lihtsamalt QR-koodi, nii et selline võimalus ka veel. Ja nii palju siis nendest rakendustest ja kasulikest tööriistadest, mida teil on võimalik siis kasutama hakata. Nii et soovin teile toredat kasutamist, loodan, et see teeb teie koosolekud, kohtumised, seminarid ja konverentsid vaheldusrikkamaks ja et saate siis tulevikus kasutada ka neid tööriista, lühendada veebiaadresse, luua atraktiivseid põnevaid QR-koode. Nii et soovin toredat kasutamist, harjutage, proovige, valige endale välja parimad tööriistad ja hakake kasutama. Aitäh kuulamast!